Tere! Eelmises videos me rääkisime pigem tööstusrevolutsiooni positiivsetest külgedest. Või vähemalt neutraalsetest, kuidas võtta. Ja kahtlemata tööstusrevolutsioonil oli väga palju positiivseid külgi. Tehnoloogia arenes, inimesed muutusid jõukamaks, inimesed said omavahel rohkem suhelda ja koostööd teha, inimestel tekkis rohkem erinevaid võimalusi ja nii edasi. Aga tööstusrevolutsiooniga kaasnesid ka paljud probleemid, millest mõned kummitavad meid tänapäevani. Ja tänane video räägibki nendest tööstusrevolutsiooni varjukülgedest. Esimene kõige otsesem probleem oli see, et käsitöölised jäid ilma tööta. No kujutame ette, et sa elad kuskil 19. sajandi alguses ja oled kangur ehk kangakuduja. Ja sa kuulud isegi oma linna kangakudujate tsunfti. Ja see tähendab, et ainult selle tsunfti liikmed tohivad kangaid kududa ja müüa. Ja sa oled õppinud 10 aastat ainult kangakudumist, sa oled keskendunud sellele ja sa teed seda väga hästi, sa oskad väga ilusaid kangaid kududa. Ja oletame, et sa kood umbes meetri kangast päevas. No näiteks, ma ei tea tegelikult, kui kiiresti nad kudusid. Ja siis järsku avatakse kuskil mingi tehas, kuhu võetakse tööle mingi 10 suvalist jorssi maalt, kes pole kunagi kangast kudunud, aga tehases on lihtsalt masin kangast teljet, millega on võimalik kududa 1000 meetrit kangast päevas. Ja siis, kui sa järgmine kord turule oma kangaid müüma lähed, siis keegi ei osta sinult enam kangaid, sest seal pagana tehases toodetud kangad on 10 korda odavamad. Vist ei aja vähe närvi või? Ja näiteks Inglismaal tekkiski 19. sajandil selline liikumine nagu ludiitide ehk masinalõhkujate liikumine. See tähendas, et mõned töötajanud kangrod läksid lihtsalt marru ja võtsid lihtsalt, ma ei tea, mingid kuvaldad kätte, läksid tehastesse ja hakkasid lihtsalt masinaid lõhkuma ja puruks peksma. Ja nad tegid seda seepärast, et neile tundus, et nemad olid töö kaotanud just nende masinate tõttu, et need masinad on kõiges süüdi. Lisaks sellele mõrvasid nad vabrikute omanikke ja põhjustasid muid rahutusi, aga lõpuks see liikumine suruti sõjaväe abil maha ja käsitöölistel tuli lihtsalt leppida, et maailm oli muutumas. Kusjuures minu meelest eriti põnev on see, et samasugused probleemid on väga aktuaalsed ka tänapäeval. Näiteks paljudes Euroopa riikides on taksojuhid asunud võitlusse Uberi sõiduvahendusfirmaga. Olukord on väga sarnane. Taksojuhid on näinud vaeva, et omandada taksojuhi litsentsid ja muud asjad. Ja siis tulevad järsku mingid tüübid, kes teevad mingi äpi, millega igaüks saab taksot sõita ja raha teenida, ilma et nad peaksid mingeid litsentse hankima ja sellele aega ja raha raiskama. Ja taksojuhid on muidugi vihased, et nende sissetulek võetakse ära. Täpselt nii nagu ludiidid omal ajal. Ja Prantsusmaal ongi näiteks juhtunud, et taksojuhid on loopinud Uberi juhte munadega ja protesteerinud kõvasti nende vastu. Aga karta on, et ükskõik kui palju taksojuhid mune ei loobi, siis varsti tulevad isesõitvad autod ja varsti ei ole taksojuhte lihtsalt enam vaja. Mul ei ole midagi taksojuhtide vastu, aga see paraku läheb niimoodi. Ja see on näide, mis tasub teil tegelikult hästi meelde jätta, sest selliseid asju on juhtunud ajaloos ennegi, juhtub praegu ja juhtub tulevikus veel. Ja kui te mõtlete selle peale, kelleks teie tulevikus saada tahate, siis arvestage sellega, et paljud ametid, mis praegu on olemas ja tunduvad vahvad, neid ei pruugi tulevikus enam olla. Tehnoloogia areng viib lihtsalt selleni, et lihtsamatel töökohtadel asendatakse inimene masina või arvutiga. Ja seepärast oleks mõistlik õppida selliseid keerulisemaid asju, kus on oluline osa mõtlemisel, analüüsivõimel ja looval mõtlemisel. Aga nüüd, kui tuleme tagasi tööstusrevolutsiooni juurde, siis teine juba märksa ulatuslikum probleem oli see, et mõned inimesed võitsid tööstusrevolutsioonist oluliselt rohkem kui teised. Ehk siis tööstusrevolutsiooni jooksul, vähemalt selle algusaegadel eriti, kasvas varanduslik ebavõrdsus ühiskonnas väga suureks. Prantsuse revolutsiooni mõjul, mis oli üsna samal ajal toimunud, olid paljudes maades inimesed seaduse ees võrdseks saanud. Aga samal ajal siis tööstusrevolutsiooni käigus ühtede inimeste rikkus kasvas, teised inimesed jäid veel vaesemaks. Ehk siis majanduslik ebavõrdsus kasvas. Ja probleemi põhjus oli selles, et jäme ots oli ettevõtjate, tehaste omanike käes, keda nimetati kapitalistideks. Tehaste rajamine, nagu me rääkisime, nõudis palju kapitali. Seda ei saanud teha igaüks. Ehk siis selleks, et saada rikkamaks, pidid sa juba olema natuke rikas. Enamasti olidki tööstusrevolutsiooni võitjate poolel jõukad kodanlased, kellel oli juba varasemast ajast näiteks kaubandusest saadud vara, mida nad said kapitalina kasutada. Aga kaotajate poolel olid siis töölised. Tööstusrevolutsiooni käigus tekkis selline eraldi ühiskondlik rühm nagu töölised. Seni oli olnud seisuslik ühiskond, eks ole, kus olid talupojad, aadlikud ja vaimulikud. Nüüd Prantsuse revolutsiooniga need seisused kaotati ära, aga 19. sajandil tekkis siis selle asemele 2 tähtsamat ühiskonnaklassi. Kodanlus ja töölised. Kodanlased olid kapitalistid, aga ka näiteks ametnikud, arstid ja muud paremal järel inimesed, kes füüsilist tööd ei teinud. Aga töölised olid need, kes töötasid tehastes ning tegid ära sisuliselt kogu sellise käega katsutava füüsilise töö. Aga probleemiks sai see, et esialgu maksti töölistele väga vähe palka ja neil olid väga kehvad töötingimused.
Tööpäevad võisid olla näiteks 14-tunnised, puhkepäev oli ainult pühapäev ja eraldi puhkust ei olnud. Tänapäeval on Eestis tööpäev 8 tundi, eks ole, laupäevad, pühapäevad on vabad ja aastas on 28 päeva tasustatud puhkust, millest sa saad raha, et puhata. Ehk siis 19. sajandi vabrikutöölise kogu ööpäev põhimõtteliselt kulus sisuliselt töötamisele ja siis natuke aega jäi magamiseks, söömiseks ja tööle minekuks ja töölt tulekuks. Vaba aega ja kvaliteetaega perega lihtsalt ei olnud. Ja töölise palk oli nii väike, et sellest sai vaevu pere söönuks, isegi kui peres käisid lapsed ka tööl ja teenisid ka palka. Jah, tollal oli täiesti tavaline, et mingid 10-aastased lapsed ronisid kuskil söekaevanduses ringi ja tegid näiteks 12-tunniseid tööpäevi kuskil masina taga. Ja hea oli, kui üldse tööd oli või palka said, sest mõnikord olid masinad katki, siis näiteks ei saanud tööd teha, ei saanud palka, või oli majanduskriis ehk osa töölisi koondati, lasti lahti. Ja kui inimesega midagi juhtus, jäi haigeks või vanaks, siis tänapäeval maksab riik pensioni, aga siis polnud midagi sellist. Ehk siis kui pereisaga midagi juhtus ja ta ei saanud tööd teha, siis tehase omanikul oli suva, ta võttis järgmise inimese, aga selle haige töölise kogu pere jäi ju sisuliselt nälga. Ja lisaks oli veel see, et tollal ei peetud oluliseks ka tööohutusnõudeid. Ma ei tea, kaevandustes surid töölised pidevalt mürgistustesse, masinad olid sellised, et võisid inimesi vigastada, ma ei tea, käed jäid kuskile hammasrataste vahele või said kuuma metallpinda puudutades kõrvetada. Aga miks see nii oli? Asi oli selles, et töölisi oli palju ja kellelgi ei olnud eriti muud varianti, et nad pidid leppima nende tingimustega. Kui üks tööline ei olnud nõus selliste tingimustega, siis tema ei saanud tööd ja tema pere jäi nälga, sest ettevõtja võis lihtsalt võtta järgmise töölise. Paljud töölised olid ka leppinud sellise olukorraga, nad ei osanud paremat tahta, neil ei olnud haridust ega midagi, nad olid, et olgu siis 14 tundi, olgu, käsi jääb masina vahele, pole midagi, Õnneks hakkas olukord 19. sajandi jooksul muutuma, sest tekkis töölisliikumine. See tähendab siis seda, et töölised hakkasid korraldama streike, tööseisakuid. Siis on selline asi, et kõik ühe tehase või isegi terve tööstusharu töölised leppisid omavahel kokku, et nad nõuavad näiteks kõrgemat palka ja kõik keelduvad töötamast, kuni nende nõudmised täidetakse. Ja kui nad suutsid kõik korraga sellest kinni pidada, siis tekkis ettevõtjal raskusi, sest tekkis selline olukord, et keda sa nüüd tööle paned, kui meist keegi tööd ei tee. Ja selline olukord võis tähendada, et ettevõtja jäi ilma tähtsatest tellimustest ja suurest hulgast rahast ja see ettevõtjale juba ei meeldinud. Seega streigiga oli võimalik sundida ettevõtjaid tööliste nõudmisi kuulama. Aga see oli võimalik ainult siis, kui kõik töölised pidasid kokkulepetest kinni, tegid koostööd ja kõik olid nõus mingi aja ülle eesmärgi nimel ilma palgatama. Ja ettevõtjad loomulikult üritasid streike murda sellega, et meelitasid mõned töölised rahaga enda poole. Umbes, et pst, tule sina ikka homme tööle, ma maksan sulle rohkem palka kui tavaliselt. Ja kui mõned töölised ikkagi tulid tööle, siis oli streik põhimõtteliselt ebaõnnestunud. Selleks, et tööliste koostööd paremini korraldada, hakati looma ametiühinguid. Ametiühing on organisatsioon, kuhu kuuluvad ühe tehase või ühe tööstusharu töötajad, aga mitte ettevõtjad. Ametiühingud esindavad töölisi suhtluses ettevõtjatega. Tänu töölisliikumisele ehk ametiühingute tekkele hakkas avalikkus lõpuks ometi tööliste probleemidele rohkem tähelepanu pöörama. Ja 19. sajandi teises pooles hakkasid riigid tööliste olukorda seadustega reguleerima ning tööliste olukord hakkas tasapisi paranema. Tööaega lühendati, kehtestati pensioni ja töötuskindlustuse süsteemid, keelustati lapstööjõu kasutamine ja nii edasi. Nii et kõik oleks ju nagu hästi, vist ei ole enam selliseid probleeme. Meil siin Euroopas tõesti võrreldes 19. sajandiga on asjad päris hästi. Aga need samad probleemid on praegu näiteks Aasia riikides, kus toodetakse kõik teie H&M-i särgid ja iPhone'id ja roosad tossud ja nii edasi. Ja seal on täpselt samamoodi paljudel rahvusvahelistel suurettevõtetel nagu Apple'il ja Nike'il ja H&M-il ja nii edasi selliseid vabrikuid, kus inimesed töötavad mingi 100 või 200 eurose palga eest, mingeid 12-tunniseid tööpäevi. Kohati kasutatakse lapstööjõudu, töölised saavad halbade töötingimuste tõttu vigastada või surma ja nii edasi. Ja mõnes mõttes võib öelda, et Aasia maades on tööstusrevolutsioon alles praegu toimumas, et see jõudiski sinna suure hilinemisega, et neil kestis agraarajastul kauem. Samamoodi nagu Euroopas 19. sajandil on seal praegu ka rahvaarv kiiresti kasvamas, linnad paisuvad ja nii edasi. Ja osa majandusteadlasi arvab, et see kõik ongi normaalne, et see viib samm-sammult selleni, et nad läbivad selle industrialiseerumise faasi, nende elatustase kasvab samamoodi nagu kunagi Euroopas kasvas tööstusrevolutsiooni ajal. Et küll siis paraneb ka tööliste olukord, nad kõik saavad lõpuks jõukamaks ja jõuavad Euroopale või lääneriikidele järgi.
No eks näis, kas see tõesti ka nii on, aga see ei tähenda, et seal ei oleks praegu tõsiseid probleeme, et me võiksime sellesse päris ükskõikselt suhtuda. Aga nagu siit välja tuli, siis ebavõrdsuse kasv ja tööliste kehv olukord oli selline probleem, mis aja jooksul osaliselt lahenes või leevenes. Või vähemalt seda oli võimalik lahendada. Aga mõnda asja muutis tööstusrevolutsioon niimoodi, et seda ei olnud enam võimalik tagasi pöörata põhimõtteliselt. Ja paljude inimeste jaoks seostus ja seostub tööstusrevolutsioon siiamaani traditsiooniliste inimsuhete ja looduslähedase elurütmi kadumisega. Seni olid inimesed üle kogu maailma üldiselt elanud väikestes kogukondades, kus kõik tundsid kõiki. Ja see tähendas, et inimesed ei jäänud enamasti üksi ja abita, vaid kui nendega midagi juhtus, siis kogukond aitas. Inimesed veetsid rohkem aega peredega, sest nad elasidki ja töötasidki üldiselt oma peredega koos. Aga nüüd, kui inimesed läksid linnadesse ja tehastesse tööle, siis nad muutusid üheks täpiks suures massis või üheks mutriks suures masinavärgis. Ja seda nimetatakse massiühiskonnaks. Ja inimestevaheline suhtlemine ei olnud enam nii personaalne ehk isiklik, vaid anonüümne. Inimesed suhtlesid vähem oma sugulastega, sinu töökaaslasteks võisid nüüd olla näiteks sulle muidu täiesti võõrad inimesed. Sinu naabriteks olid juhuslikud võõrad inimesed, poemüüja oli võõras inimene, politseinik oli võõras inimene. Ja põhimõtteliselt võisid sa oma elu elada niimoodi, et sa ei pidanudki eriti kellegagi suhtlema. Ja mõnede inimeste jaoks oli see väga ängistav. Ja ühiskonnas hakkas selle tõttu suurenema võõrandumine. See tähendab, et mõned inimesed tundsid, et nad ei kuulu enam nagu kuhugi. Tööstusrevolutsiooni kohta on ka öeldud, et ta lõhkus inimese sideme loodusega. Seni oli tavaline inimene elanud maal, kasvatanud endale ise toitu ning tema elu sõltus seega looduse rütmidest. Kui olid head ilmad, oli süüa palju ja oli muidu tore. Kui olid halvad ilmad, oli sööki vähe ja kõik oli halvasti. Aga linnades ei puutunud inimene sellega enam nii otseselt kokku. Toit tuli poest, tänavad olid ka öösel valgustatud, esialgu olid need õlilaternatega valgustatud, aga 19. sajandi lõpus tuli juba elektrivalgus. Ei olnud linnades, ma ei tea, linnulaulu, vaid selle asemel olid räpased ja lärmakad tänavad ja jällegi mõnedele inimestele see lihtsalt ei sobinud. Ja niimoodi me jõuamegi keskkonnaprobleemide juurde. Ja need probleemid on minu meelest kõige olulisemad selle tööstusrevolutsiooni puhul, sest nende mõju on kõige kaugele ulatuvam. Ja need mõjud on tegelikult alles nüüd tõeliselt murettekitavaks kujunenud. Kuni tööstusrevolutsioonini oli inimkonna mõju keskkonnale suhteliselt väike või ma ei tea, normaalne. Inimesed raiusid mingi metsa maha või küttisid mõnest kohast loomad välja, aga mets kasvas tagasi ja loomad siginesid mingi aja pärast tagasi. Või kui kaevati maavarasid, siis ei suudetud ligi lähedaseltki nii suures koguses kaevandada, et see maavara võiks otsa saada. Ja veel enam inimesed ei osanud luua plastikut ja muid selliseid keemilisi ühendeid, mida looduses ei esine ja mis lagunevad väga aeglaselt. Ei olnud kilekotte, millest, ma ei tea, albatrossid end surnuks saaksid süüa või midagi sellist. Aga see kõik muutus tööstusrevolutsiooniga. Kõik need masinad, arenenud tehnoloogia, suur hulk tööstustöölisi ja tohutu suured ettevõtted, kõik need võimaldasid inimkonnal maakera loodusvarasid tohutult palju suuremates kogustes kasutada. Ja see tähendas, et hakati neid väga suures koguses kaevandama kivimeid ja metalle. Teatud loomaliike, näiteks Ameerika piisonit, hakati küttima sellistes kogustes, et nad sattusid välja suremise äärele. 19. sajandi alguses oli Ameerika piisoneid 10 miljoneid. Kõige 100 aastaga tööstusrevolutsiooni tõttu sisuliselt jäi neid alles umbes 100. 10 miljonitest piisonitest jäi alles 100, saate aru. Aga veelgi suurem mõju oli näiteks heitgaasidel. Kivisöe põletamisest tehastes ja mujal pääses jällegi atmosfääri suur kogus heitgaase, mis esiteks muutis linnade õhu mürgiseks. Tööstusrevolutsiooni aegsed linnad olid väga mürgise ja rõveda õhuga, kõik oli hästi tahmane. Ja samas see hakkas põhjustama ka globaalset kliimamuutust. Ja see on see, millega me tänapäeva võitleme, eks ole. Ja raudteede ja linnade ehitamine jällegi hävitas paljudes kohtades sellise harjumuspärase maastiku. Ja masinate müra jõudis igale poole, järjest vähemaks jäi kohti, kus sai nautida sellist tõelist vaikust. Ja omaette probleem oli veel see, et kaevandustes ja tehastes tekkisid probleemid veereostusega, ehk siis puhtasse joogivette võis sattuda mingisugust mürgist kemikaali ja nii edasi. Ja see, miks tööstusrevolutsioon on niivõrd negatiivselt mõjutanud keskkonda, on ka sellest, et tööstuslik tootmine muutis asjad üha odavamaks ja kättesaadavaks. Ja kui asjad on odavad, siis inimesed lendavad muidugi täiega peale ja ahmivad neid asju kokku. Umbes, et kui ma ostan kohe 100 köögišvammi, siis ma saan veel 100 tasuta kauba peale. See on nii hea pakkumine, ma pean selle võtma. Ehk siis inimesed harjusid üha rohkem asju tahtma ehk tarbima.
Ja seepärast öeldakse, et kujunes tarbimisühiskond. Ja rääkimata sellest, et tööstusrevolutsioon aitas kaasa rahvaarvu kasvule, ehk siis inimesi endid oli rohkem. Kõik need inimesed tahtsid rohkem asju ja tahtsid, et igaühel oleksid mitmed riided ja hiljem, et igaühel oleks oma maja ja oma auto ja igaühel oleks oma 7 erinevat nutiseadet ja sporditossud ja matkatossud ja vabajatossud ja peokingad ja talvesaapad ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõikide nende asjade tootmine ju nõuab energiat ja mingeid loodusvarasid, aga loodusvarasid ei ole lõputult ja kui need loodusvarad ära kulutada, siis nende taastumine võtab meeletult kaua aega. Ehk siis niimoodi on viimased 2 sajandit enneolematus tempos maakera lihtsalt loodusvaradest hakatud tühjaks pumpama. Ja mõned asjad, nagu näiteks puhas vesi ja fossiilsed kütused, hakkavadki vaikselt otsa saama. Rääkimata sellest, et loomaliigid surevad meeletus koguses välja ja maakera kliima soojeneb erakordselt kiires tempos. Aga meie tahame ikka, et meil oleks igaühel oma maja ja 100 paari tosse ja 7 erinevat nutiseadet, sest me oleme nüüd nendega harjunud. Me ei oska ilma nende asjadeta oma elu ette kujutada. Aga paraku kardan, et see ei saa lihtsalt niimoodi jätkuda. Varem või hiljem on olukord, kus kõigil enam ei jagu ja see võib viia selleni, et me hakkame loodusvarade pärast omavahel sõdima. Niikaua kuni alles on jäänud selline hulk inimesi, kellel jagub kõike piisavalt. Ehk siis mõnes mõttes ei ole see tööstusrevolutsiooni lugu veel läbi. Võib-olla tulevad tõeliselt negatiivsed tagajärjed alles tagant järgi. See on keeruline teema ja arvamusi on palju. Näiteks tööstusrevolutsiooni ajal sai väga populaarseks mõtteviis, mille kohaselt maailmas toimub progress. See tähendab, et tehnoloogia ja teaduse areng ning ühiskonna demokraatlikumaks muutumine muudavad inimeste elu kogu aeg paremaks ning inimkond nii-öelda sammub täiuslikkuse ja õnne poole. Aga mõned küsisid juba siis ja paljud küsivad tänapäevalgi selle peale, et kas aurumasina leiutamine muutis inimesed sõbralikumaks või ausamaks. Kas mina olen parem inimene kui mõni 18. sajandi talupoeg? Ma jätan teie enda otsustada, et kuidas sellesse tööstusrevolutsiooni suhtuda ja et kas selle positiivne mõju kaalub üles need varjuküljed, millest täna juttu oli. Aga kokkuvõtteks. Tööstusrevolutsiooni varjukülgedena võib välja tuua. Esiteks, käsitöölised kaotasid masinate tõttu oma töö ja sellega seondus näiteks ludiitide ehk masinalõhkujate liikumine Inglismaal. Teiseks, varanduslik ebavõrdsus ühiskonnas kasvas. Kolmandaks, tööliste olukord oli väga kehv. Madalad palgad, pikk tööaeg, ohtlikud töötingimused. See kõik paranes natukene hiljem tänu ametiühingute tekkele. Neljandaks, traditsioonilised inimsuhted asendusid massiühiskonna anonüümsusega. Viiendaks, inimeste side loodusega katkes. Ja kuuendaks, inimkonna mõju maakera looduskeskkonnale kasvas hüppeliselt ning tekkisid ulatuslikud keskkonnaprobleemid. Reostus, loodusvarade liigkasutamine, loomaliikide väljasuremine, kliimamuutus ja nii edasi. Aitäh vaatamast ja kohtume jälle!